Olen Jaanus, täna räägin Salvist, nagu minu taustakontrollis võis näha, et andmed meeldivad mulle rohkemast, teine kirg on keemia olnud. Aga jätkuvalt on maailmas üks suur probleem ja kui me vaatame neid 4 pilti, meil on salaküttimine, meil on põgenikekriis, meil on narkokaubandus ja luksuskinnisvara Londonis. On ühine tegur neil 4 pildil. Ja selleks on meie pangandussektor või õigemini soov oma kriminaalselt teenitud varad läbi pangandussüsteemi lükates teha vähemalt näivalt legitiimseks. Aga selle probleemiga on hinnanguliselt kuskil $4 triljonit pestakse ikkagi maailmas aastas ja sisuliselt 1% on see, mis jääb meil kuhugi kontrollidesse kinni. Ühesõnaga, me suudame kinni pidada 40 miljardit, aga pangad panevad iga aasta 150 miljardit. Ehk midagi siin ei klapi. Ja kõige selle juures iga 4. top 50 pank on saanud viimastel aastatel trahvi. Ja meie arvame, et üks probleem on selles, et andmed ei ole olnud väga lihtsasti kättesaadavad selliste kontrollide tegemiseks ja nii-öelda Salv teeb pangasisesed andmed pangale hästi kättesaadavaks, aga ka kindlasti avaandmed on midagi, mis saaks meid aidata. Ja võib-olla väga hea näide olekski seesama e-äriregister. Me teame, et meie kliendid juba isegi enne, kui see avaandmete osa valmis sai, tõesti kasutasid seda, et kahtlaseid tegevusi üles leida. Ja hetkel on see suurepärane, et meil on olemas need lõplikud kasusaajad, sest et justkui pangandusandmetest te näete, et tundub nagu normaalne äritegevus mitmete juriidiliste isikute vahel, aga kui ta panna nüüd veel sinna lõplikud kasusaajad ka taha, siis see asi enam nii tavaline äri ei tundu. Täpselt samamoodi on oluline need, kes kellele kuulub, kes kellega käib. Ja väga hea on ka võrrelda alati, nagu öeldi, majandusaasta aruandeid. Kui majandusaasta aruande hea pangas paistva kuu käibe vahe on suurusjärke, siis midagi jällegi pildil ei klapi. Ja üks konkreetne use case, mida siin nüüd Ukraina sõja seoses kasutati, oli see, et tahame või ei taha, Venemaa kõrval me oleme, mitmed Eesti ettevõtted kipuvad ka Vene omanikele kuuluma ja seal veebruaris, märtsis hakkas kibekiirelt omanike struktuuri muutused, nii-öelda otsimine või teine variant, et üks case oli, et luksusautosid saadeti Soomest Armeeniasse, teatavasti raudtee Soomest Armeeniasse jõudmiseks läheb läbi ühe suure riigi. Et kõik sellised asjad aitavad otsida nii-öelda sealt äriregistrist neid seoseid ja selle läbi tuvastada kahtlaseid tegevusi. Aga võib-olla teist poolt küsiks riigi käest, et äkki saaks midagi veel teha meie heaks või nii-öelda, ma arvan, et kõige rohkem meie enda heaks, meie kõik tavakodanikud. Ja see võib-olla püstitus oleks need riikliku taustaga isikud või siis akronüümiga PEP. Riik teab iga ajahetk, kes on tema valitsuses, kes on tema kohtusüsteemis, kes on tema parlamendis. Järelikult tal on andmed, riik defineerib, kes on need riikliku taustaga isikud, aga kontrolle peab läbi viima erasektor ja erasektorile seda andmeid ligi ei lasta. Ja nüüd on juhtunud olukord, et jällegi Eesti kahjuks me oleme natukene väike, et nii-öelda nende andmete kaevamine üldiselt käib see siis nii-öelda, mis on meedias üleval või asutuste kodulehtedel, siis nii-öelda see kaevatakse kokku ja pakutakse. Ja kuna see Eestis ei ole nii-öelda, või see on turutõrge, ütleme ausalt, siis seda pakuvad New Yorgi ja Londoni firmad nagu Thomson Reuters, Dow Jones, LexisNexis ja see teenus ei ole täpselt mitte odav ja kes me ikka kinni maksame, ikkagi me lõpptarbijad panganduses maksame kinni. Et mis oleks, kui riik jagaks PEP-ide listi, veel ideaalsem kui ka kõikide nende sugulaste lähikondsete listi. Ma saan aru, et see võib-olla täiesti ei saa olla täielikult kõigile kättesaadav, aga vähemalt siis reguleeritud finantsasutustele kättesaadav, et leida üles need suhted ja teha vajalikke lisakontrolle, mida riik regulaatorina finantsasutuselt ootab. Ja võib-olla kolmas aspekt on, et avaandmed Eesti riigi kontekstis on hästi vahvad
ja tõesti aitavad palju, aga edukad ärid on globaalsed, edukad kurjategijad on globaalsed. Et sellepärast on väga tore oli kuulda, et ka e-äriregister suhtles juba Läti äriregistriga, et saada need üle riikide avaandmete sidusused, et saada kätte, kes on kelle oma, kes on kellega lähedases ärisuhetes. Et nii-öelda panganduse poole pealt panga informatsiooni turvaliselt kahtluse korral jagamisega, et sellega me oleme ise hakkama saanud, aga et selline riigil olemasolevate andmete kättesaamine aitaks finantskuritegevust oluliselt efektiivsemalt, kuluefektiivsemalt püüda. Ja nende 2 aspektiga lõpetakski. Suurepärane. Aitäh Jaanusele. Kohe on tulemas taaskord järjekordne andmepagas. Siin vist küll ei ole sees miljardeid ega ka mitte banaanikaubandusega teenitud, et selles mõttes on täiesti adekvaatne, aitäh. Nii, küsimustes, meil on terve küsimus tekkinud, suurepärane, teistel on aega veel küsida. Oletame, et pangaülekannetega seotud andmed oleksid sünteetiliste andmetena kättesaadavad. Milline mõju sellel oleks? Kas riik peaks selles suunas midagi ette võtma? Kindlasti see on väga kasulik. Tunnistada, kui oleme ise ehitanud sünteetilisi andmeid Salvi sees, et just kontrollida neid hüpoteese, leida uusi käitumismustreid, sest jätkuvalt head inimesed arenevad, teenused arenevad, kellel on natuke teistsugused kavatsused, ka nemad arenevad ja nii-öelda kui sünteetilised andmed, nagu ilusti esimesel ettekandes välja toodi, mimikeerivad seda käitumist, aga samas ei puuduta isikuandmeid, meil on võimalik simuleerida neid uusi avastamata halba käitumismustreid, mida peaks leidma. Et kindlasti see on väga hea, pluss mis annab võimaluse uutele tulijatele, sest et mõtleme Eesti turul, et meie suured pangad, neil on andmeid palju, alustad oma uue fintechiga, siis esimestel päevadel neid andmeid just väga palju ei ole, aga see annab võimaluse jällegi simuleerida seda käitumist ja olla juba esimesest päevast peale väga korralike kontrollidega. Kus oled täna näinud kõige olulisemaid puudujääke andmekvaliteediga? Kui aus olla, meie finantsandmed on väga kehva kvaliteediga, mis liiguvad pankade vahel. Mis see kehva kvaliteet seal tähendab? Näiteks alustame sellest, et kui me saadame kellelegi makse, siis nimeväli on tavaliselt vabatekstiväli. Ja sinna kirjutatakse kõike. Et saadan sulle raha, aga kirjutan Mickey Mouse, läheb läbi. Siit on hea kohe minna järgmise küsimuseni. Avaliku sektori tehtud maksed juriidilistel isikutel on Eestis avalikud. Kas sealt on midagi kahtlast leitud, näiteks ise endale maksmist või siis Miki Hiirele maksmist? Ei ole niimoodi ise konkreetselt praegu vaadanud peale, ei oska kommenteerida. Kuna sul olid äärmiselt head slaidid ja atraktiivsed, siis on tulnud ka küsimus, et millises pangas või millises riigis pestakse kõige rohkem raha? Järjekordselt ei küsi selle küsimuse motivatsiooni kohta, aga kasulik teadmine. Ma arvan, et absoluutnumbrites ikka kõige suuremates pankades see vast on. Aga tead sa mõnda eriti eeskujulikku rahapesuriiki välja tuua? Või panka? Ei nimetaks nimesid. Aga nii-öelda lihtsalt ütlengi, et võib-olla võrdluseks on 2 huvitavat kohta maailmas, on Londoni kinnisvara ja teine on Vancouveri kinnisvara. Et jälgige nende hindasid. Nimesid asukohti nimetamata, London ja Vancouver soovitame külastada. Mida kvaliteedi parandamiseks saaks teha, eriti kui räägime erasektorist? Eeldan, et siis andmete või sellega seonduva kvaliteedist jutt. Kõige olulisem on andmete tekitamise hetkel need korda teha. Hiljem on see igavene peavalu. Ja seesama küsimus, mis oli Londoni ja Vancouveri osas, tuli ka mulle pähe, et Hollywoodi filmides me sageli näeme, et kõige paremad tuletõrjujad või fight fire with fire tulevadki siis sealt samast maffiast või kriminaalsektorist. Kas Salves on ka sarnane, et on teil mingid oma mustade kaabudega tüübid palgal, kes teavad, kuidas seda asja lahendada? Oleme praegu ka teistpidi üritanud lahendada, et ei ole insider infot niipidi. Okei, aga nagu laual arengusprojektis tahvlil kusagil kirjas? Ei ole hetkel. Ei ole. Mis Salve lähiaja plaanid on?
Lähiaja plaanid on see finantsasutuste vaheline andmete vahetamine siin mitmes riigis lansseerida. Ja ikka rohkem ja rohkem kahtlaseid tegevusi püüda ja tavainimeste elu vähem segada. Ja kas sellega on võimalik siis rikastuda ka, et saada ükssarvikuks? Ikka. Väga hea. Selle positiivse noodiga aitäh, Jaanus. Kohvipausil on võimalik Jaanusel võtta nööbist kinni ja küsida, mis veel toimub maailmas põnevat.